See on päris naljakas idee. Nii et minu poolt on täitsa okei. Tundub täitsa lõbus saade olevat. Ma ei tea, mis Robi arvab. Robi? Mis sa arvad? Ma ei tea, otsustage ise. Tšau. Punane juuksekarv. Kelle punane juuksekarv siin on? Lensin. Sinu oma või? Mis sa karjud? Lensin jälle minu tooli peal. Mis sa karjud? Sa vist tunned ennast väga kehvasti, mul on selline tunne. Mul on ikka hästi. Kuule, sõbrakene, kas sa usaldad mind? Jah. Väga tore. Tule palun homme Viikingite külla ja ma teen niimoodi, et sul hakkab parem ja kevadväsimus läheb üle. Lihtsalt niisama tulen sinna. Pane ujumispüksid jalga ja tule. Tšau, sõbrakene! Miks sa paljas oled? Ma tuletan meelde, mis sa mul ütlesid. Mis ma ütlesin? Et kui tuled, et mis vaja kaasa võtta. Ma lihtsalt ütlen, praegu on 8. aprilli, väljas on 4 kraadi ja isegi mul on külm. Võta kaasa, jah, selles mõttes mul on ka kaasas, mitte et jalas juba. Tõesti nii on, et me puhastame su hinge nüüd ära, hea sõber, ja me ravime su terveks. Tunned võtta juba, jah? Tunnen, kuskil on suitsusaun. Võta mõnusasti istet, armas sõbrakene, ja ma panen ennast ka valmis. Saunas muidugi õiged mehed käivad ilma riietud. Vaatajate huvides me praegu seda eksperimenti läbi ei hakka viima. Tule ole hea, Toomas. Lõbusta Robi seni, kuni ma vahetan enda riided ka valmis, et pane Robile natuke, ma vahetan riided ära. Ma tõin teile tükku võromaad, vana võromaad. Viskitud talvel külmaga, salk sügeles ja persega. Nüüd on küll üle puriid, viga võrausse piid. Käsad maha tükkinud. Robi kallis! No nii! Nii, aitäh sulle! Niimoodi, Robi, kena, anna mulle andeks, mul läks natuke aega. Me oleme istunud pimedas. Sisuliselt 19 kuud järjest, kui välja võtta sealt mõned suvised kuud, kus oli natukene valge, aga tunne on küll selline, et see ei lõppegi ära. Ma ei ole kindel, kas see praegu mul nagu alandab stressi, võib-olla natuke isegi tekitab juurde see olukord. Ühesõnaga, ma üritan kuidagi rääkida, aga ära üldse muretse sõbakene. Me teeme sust taas inimese. No nii, tere mehed! Tere! Kas trumm on vajalik? Seda me veel vaatame. Ma arvan, et kui sa täna Robi saunast välja lähed, sa oled nagu uus mees. Peeglisse vaatad, siis on kohe -10 ees, nii et teeme sükse. Nagu vanus Kaal. No mõlemad, kumba tahad? No siis mu naine saadab mind tihedamini siia sauna tõenäoliselt varsti. Robi on juba, ma arvan, paar kilo alla võtnud, arvesti seda, et on pool tundi pidanud siin istuda. Robi peal, ole hea, istuge mõlemad sinna peal, seal veel kuumem, siis tuleb -15 sauna lõpuks. Seda on tore kuulda vist. Esmalt, ole hea, paneme silmad kinni. Ja saunas on ülitähtsal kohal hingamine. Viime mõtted mujale. Robi, mõtle naisele või kellegile või mõnele loodusobjektile. Pigem naisele. Naisele, väga hea. Mina käin... Saunas on mõistagi naise peale, ei just mõelda. Mina sinu naise peale ei mõtle, lihtsalt ütlen jah siuks. No, mõni on saunas magama jäänud, mõni on nutma hakanud. Vaatame, mis siis Robiga juhtuma hakkab. See oli päris huvitav. Merekarpi näen. Merekarpi näen. Siukse tunne, et Robi on magama jäänud. Müstiline on see, et Rainil ei ole ühtegi kaarta. Saun on nagu teine kodu, nii et... Jaa, tal on elu toas. Saunas nädalas aega veedas. Mõnikord on niimoodi, et 2-3 soovijat on korraga, sa oled terve päev saunas. Terve päev saunas, jah? Mul on tegelikult väljas mõnusad sellist melissi piparmindi teed. Läheme rüüpame seda ja siis hakkame alles sauna tegema. Me ei ole veel sauna hakanud tegema? Me ei ole, see on alles sissejuhatus sinna. Ma lihtsalt ütlen, me oleme pool tundi umbes olnud siin saunas juba, et ma ei lugenud ka seda brošüüri lõpuni läbi, et kui kaua me siin lõpuks täna kokku peame olema. No saunas on ikka tähtis see, et ma aega ei vaata. Kui ma ikka vahepeal aega olen vaadanud, siis ikka läheb siuke oma 3-4 tundi ära mõnus. Vaat seda ma praegu ei tea. Samal ajal kui higi niriseb, sa ei mõtle sellele kuumuse peale, vaid sa kuuled, kuidas kumiseb. Loetud minutiga sa unustad täitsa ära, kus Viikingite külas sa täpselt oled. Robi, kas sa nüüd tunned ennast paremini pärast seda, mis sa Kristile ütlesid? Natuke on paremaks läinud, jah. Ja ma joon elus esimest korda sauna eesruumis teed. Tõesi, kui on plaan tulla sellisele üritusele, siis pigem nagu planeerida õlled pärast. No pigem küll.
selles mõttes, ega me teeme ju suvepäevi ka, kus on pidu ja tralle, siis me ei näe midagi ette, aga kui sa ikkagi tuled lõõgastuma, võiks ikka alkoholiva põlle kaasa. Kas sa oled ka kanderaamil inimesi välja kandnud saunalaval? Kanderaamil päris mitte, aga selles mõttes ikka turgutanud küll. Et see õige aeg on ära tunda, kuna nüüd on piir käes, et nüüd nagu lavalt ära minna. Aga saunas me ei piinle selles mõttes, kui sa tunned, sul on palav, siis lähed välja. Väga hea lõhn on. Mega lõhn. Väga hea lõhn. Kui hea lõhn. Ma ise teen suviti vihtasid, kes panen nad sügavkülma, aga hingame seda mõnust asja sisse. Mõnusad sellist tamme, mesikat, kõrgakanepit. Kas kõik mehed tehakse niimoodi uueks? Kas kõigil korratakski rääkida? Sa uskuvad, kui tore see on. Kunagi lapsed tartsid pimedasse sauna tulla, siis isad andsid siukse mõnusa viha neile kätte ja ütlesid, tead laps, lähed sauna ja kui ennast vihtled, niimoodi vihaleht jääb rinnule, et siis enam siit mõõk läbi ei lähe. Mul ei jää veel, me peame andma veel. Proovime, on see mõõk. Asume asja juurde. Selleks on põhjust ka, miks ma ei ole veel leili visanud. Tunnete, et kergelt külm. No külm küll ei ole. Kui selleks üldse leili visata, me peame sauna hästi kohtlema. Tavaliselt laulame mõnda regilaulu. No Toomas, kus sa oled? Sauhti, sauhti, saunake ja sauhti, sauhti, saunake ja või ka sauna leelake ja või ka sauna leelake ja ma nägin saunas hullud asja. Ma nägin saunas hullud asja. Jüri ja Robi olid seal puhta paljad. Jüri ja Robi olid seal puhta paljad. Poistel punased porgandid ja Poistel punased porgandid ja Siin on nii palju uusi asju, et ma ei tea, kas ma tahangi ma lõõtsat enam saunas käia. Hakkame vihtlemiseks valmistuma. Roosivetsi, roosiõitega. Peseme enne vihtlemist ikkagi kehad puhtaks, nii et ole hea, võta siit näed roosiõisi, lasta see sisse ja hakka näost pihta mõnusalt. Ja täitsa niimoodi üle keha, jah? Üle keha, mõnusalt. Lõhnad juba päris roosiselt. Lõhnab väga roosiselt. Vihas selle leili teile ligi. Kõik hästi on. Kui palju emotsioone. Laina lisa pidigi poissaga nagu on ta. Niimoodi vajutab. Sulle lihtsalt varakult kasv sinna. No nii, paneme aga leili juurde. Mind ei ole niimoodi pekstud juba lapsepõlvest ajast. Päris kuum. Hakkab sauna kõiga looma või? Kuule, täitsa, mul on nii hea meel, et ma ei ole üksinda. Iga teise matsu saab teine vend. Paneme veel paar leini ja selleks võin vähe kujuma äkki. Sa Rain, kuidas ta sul praegu nii läbi, et... Ujuma peab minema, jah? Robi peab kindlasti ujuma minema. 8. aprilli 4 kraadi peal, et vesi on palju. Umbes siuke 2 praegu, päris soe. Võrreldes talvega päris mõnus. Ega külm on. Külm on, paneme ukse aga mõnusalt kinni ja... Appi! Ma sain nüüd aru, miks Rain ukse kinni pani enne, kui me ette läheme. Ma olen hoopis teine inimene kui ennem. Robi, tahad sa esimene olla? Ja ma juba lähen. Oota, aga ära niisama mine. Ühesõnaga, kui sa sisse lähed, hinga sügavalt kopsud täis nimelt. Ja siis lähen vette või? Ja kui sa astud, siis vaikselt puu välja, muidu sa hakkad ohkima, keha läheb šokki, nii et proovime. Ei planeerid seda absoluutselt. Ma ei teadnud, et see programmis sees on. Isegi põhivend võtnud. Jumala eest! Kuule, aga ma olengi praegu siin ära. Rohkem ei taha praegu. Robi, pea tuleb ka märjaks teha. No super käib küll. Jüri! Vesi on päris soe praegu. Päike paistab peale ja... Paistab välja! Puha! Kiisa! No nii mehed, mis saun see ikka ilma vihtlemist on, nii et... Kas me ei ole juba mitu korda viinud või? See oli siuke mõnus, siuke sopsutamine, et ikka need eeterlikud olid ikka jõusse saaks. Kas see oli sopsutamine, mis minuga just hetk tagasi juhtus? On sind ikka enne viheldud või? On küll. Eredalt on meeles mu hea sõbra isa, kes tol hetkel kaalus siuke 180 kilo ja arvas, et õige mees peab ikkagi ära kannatama. Ja ta tol hetkel ütles, et poiss, tule ma õpetan sind. Ja siis oli küll pisar silmas. Venitame ka natuke siin. Kui sa üldse venid, ma ei tea. Väga mitte, aga mida saame hakkama. Leebe, jah? Täitsa liku pära. Head on see, et sellise koha hakata nüpet. Kõik on välja! Ma ei kuule! Kõik on välja! Pane ikka nii, et hea asi sisse tuleb. Ei kuule, Robi! Pane ikka hää sisse!
No nii, Jüri, sinu kord, ma vaatan, sul hakkab igav seal. Oota, kas Jüri peab ka mulle hää sisse lööma või? Mul hakkas esimest korda palav, nüüd on Jüri kord. Nüüd sul tuleb nii palju hääd sisse, et see ei lähegi enam välja. Appi! Kõve meeldib, mis on? Ei kuule! Kas nüüd on aeg lasata vihaks? Rain, ma lihtsalt ütlen, lase meil seda hetke nauta. Ma olen välja, te nautige lihtsalt sauna. 3 tundi möödas ja ma ütleks niimoodi, et ma ei ole veel kordagi mõelnud sellele elule, mis on saunast väljaspool, mis on tore vist. Nii palju emotsioone, et nagu sa ütlesid, võib-olla pisar korra käis mingi hetkel silmas küll. Mis hetk see oli, Robi? See oli see, kui ma mõtlesin oma pattude peale, mis ma olen oma kolleegide eest teinud ja kõikide halbade asjade peale. Aga ma olen nüüd parem inimene. Aga ma pean tunnistama, Rain, et see on olnud väga meeldiv kogemus. Hoolimata sellest, et me oleme näidanud ennast õhtuvaatajale sellisest küljest, kus grammigi mehelikkust meie sees ei olnud, vaid me killusime. Nagu lihtsalt väga noored ja nõrgad inimesed, kui me sinna vette astusime. Tegelikult ega see veel läbi ei ole. Me räägiks nagu läks läbi, aga meil läheb asi veel edasi. Kas vihtlemine on läbi, vabandust? Vihtlemine on läbi, jah. Kõik sellise mõnusa lõpu. Suitsusaunast väljudes pead ikka olema puhas ja teemegi oma kehad päevad puhtaks. Annad mõnusalt mett. Julgelt ikka mesiseks. Annad mõnusalt avemesse, kehale. Läid avemesse ka, jah? Tuleb välja ka, jah? No. Noorena mul habe kasvanud. Ma vaatan, ega Raingi on suht sile poiss. Aga kohe reaalne mesi lähebki niimoodi, jah? Otse loomulikult enda koduaiast. Ma natuke nagu pelgan, et no ma ei ole kindel, kas see nüüd täitsa välja tuleb niimoodi, et kui ma nüüd lähen koju, lõhnan roosi järgi, olen mesi magus, siis naine usub, et ma käisin 2 täismehega saunas. Selle eest Rain enam ei vastuta. Nii on soola. Sool on suitsusaunas ikka pühal kohal. Mõnusalt soola, võtta julgema. Minu meelest asi mõjub. Robi on kuidagi lahti läinud. Räägib rohkem, arutleb rohkem, küsib isegi küsimusi ja hakkabki vaikselt õide puhkama. Nii, kas meil on nüüd läbi, lähme pessu või? Ei, pessu tule tagasi. Ootame, meil ei ole duši või? Tule. Ära karda nüüd, Jüri, tule. Ega meil rituaal veel läbi ei ole. Nii, aga pesen käed tere puhtaks. Siin pead märjaks, tuleb enam seebi vähe. Mul on sellist mõnusat taimset seepi. Puhas ökovärk. No kus sa sellist asja saad? Saunas on mingisugune... See on saladus. Väga kummaline asi, selline nagu moos. Mis sa ikka räägid? Pane pähe. Täitsa nagu puhtam tunne. Kohe hakkad nagu väga puhtalt. Peaaegu. Oleks võid hoiatada. Natuke pritis mulle ka pihta. Teile aga puhtaks. Kuidas tunne on? Uus hing on juba sees. Natuke nagu sänatu. Ma ei arva, et see kõik nii kaua aega võtab. Aga ei tundu, et nii kaua. Ei tundu, et kaua oleks olnud ja kuidagi kibelen nagu õllepudeli järgi ka. Et tee oli väga maitsev. Ma näen juba heledamaid toone. Võib-olla vikerkaart isegi natukene. Arvestades see, mis me kõik tegime. Ühesõnaga, Rain, aitäh sulle. Ütle aitäh. Saunast välja lähed, ütlete tervist ikkagi. Aitüma, ei ole mõtet öelda. Tervist. Tervist! Kuhu iganes seda ütlema vajab. Tervist! Ma hakkasin ka kulpi lööma. Tervist Sauna Vaimole, tervist Robile ja tervist teile, armsad televaatajad. Nautige ikka sauna, sellepärast et saun teeb vaimu puhtaks.